No terekest! Tere! Mina olen Karin ja see on minu YouTube'i kanal Murka ja see on selle YouTube'i kanali esimene video. Say hi! Ma mõtlesin, et ma hakkan tegema YouTube'i videosid. Eelkõige siis sellepärast, et ma saaksin oma perele, oma sõpradele näidata, mis ma teen, kuidas minu elu siin Austraalias välja näeb. Et ma saaksin ka näidata meie Euroopa roadtrippi, kus me käisime, kuidas me trippisime, mis me kõik nägime. Ja ma tahaksin teha videosid sellepärast, et kuna meil siin farmis on väga halb net, mul ei ole väga võimalust oma sõpradele ja perele kirjutada, mis me teeme siin, kuidas me elame siin. Ja ma olen kasutanud sellist varianti, et kogu aeg kirjutan oma emale kõigest ja siis copy-pastin neid samu tekste siis ka oma sõpradele. Sorry, aga nii on kõige lihtsam. See võttis suht kaua aega see hoo võtmine, et millal ma alustan nende videote tegemisega, sellepärast et siin farmis ei ole aega, et seda teha. Me oleme esmaspäevast laupäevani iga päev 10 tundi tööl. Me tahame ka trenni teha, 24 tunnist lihtsalt jääb veits puudu. Meil on nagu kellaajaliselt kõik terve päev ära jagatud, mis me teeme siin ja mille peale me oma aega kulutame ja sinna lihtsalt ei ole mahtunud see filmimine. Lihtsalt pühapäeviti ma mõtlesin, et ma võtan kätte, ma hakkan filmima, ma hakkan videosid editima. Let's do this! Minu esimene video on siis meie Euroopa roadtripist. Mis me tavaliselt sõime, kus me leidsime kohad, kus ööbida, kui palju kulus raha, who knows, mida roadtripile kaasa võtta. Enne kui me vaatame minu masterpiece'i, siis ma näitan teile väikest kokkuvõtet, mille tegi üks Tauri sõber. Sellega me osalesime ühel konkursil. Best Caravan loodis välja, et on võimalik 1 terveks aastaks saada omale karavan ja sellega tripima minna ja siis jäädvustada seda. See oli väga lahe. Me kahjuks ei saanud sinna. Aga vaadake seda ikkagi. Take my body, take my mind. Take any part of me left you can find. Cause until I can love you, I'm empty inside. And look beautiful as ever. You will wait to where the earth and the sea ends. We gonna fall off the edge just like falling in love again. And when we're finally floating in the darkness, that's when we're gonna shine like the sun and never end. I can't stop thinking about you. Kui me Euroopa roadtripile läksime, meil ei olnud plaani, et teha sellest mingisugust videot ja siis me ei osanud ka väga materjali selle jaoks koguda. Enamus videoklipid on Snapist alla tõmmatud, mis on siis portreidis. Pigem kasutaks landscape'is, aga neid meil ei ole. Me käisime seal 2019, me olime peaaegu 2 kuud trippimas. Kokku sõitsime me ära umbes 10 000 kilomeetrit. Ja selle ajaga siis läbisime 13 riiki. Roadtripi esimene peatus oli Tšehhis Leti Trolli muusikafestival. Mis oli kõige lahedam festival, kus ma käinud olen. Everybody don't know the program. Well, if I want bombo, we'll make it start up. Terve festivali ala oli nii suur, seal olid nii lahedad lavad. Esiteks need lavad olid kõik nii suured, seal oli nii lahedad kujundused, kõik see valgus.
see oli väga lahe. Ja kõik muidugi minu lemmikartistid esinesid. Ma kunagi räägin sellest täpsemalt, kui ma teen festivalidest eraldi video. Stay tuned! Sweaty upper lip. Väga halb. Terve video on selline nüüd. Meie jaoks oli see esimene selline pikk road trip. Me läksime sinna Tauri autoga, Audi, mis iganes Audi see oli, mingi pick-up kerega, et me saime sinna taha panna madratsi ja kõik eluks vajalikud asjad. Eluks vajalike asjade kaasavõtmine nägi ka siis nii välja, et me enam-vähem mõtlesime, mida niisamagi kodus läheb vaja, et kõik need asjad pakime kaasa. Selleks hetkeks, kui me juba olime näiteks 6 aega road tripinud, siis meil oli pilt palju rohkem selge, et mida meil tegelikult vaja läheb. Meie elu nägi siis sellisena välja, et me lihtsalt sõitsime mööda erinevaid pinne, mis me olime salvestanud. Kõik võimalikud kohad, mida kõik travel blogs soovitavad. Käisime igas riigis siis need kohad läbi. Mina peamiselt sõitsin. Mulle väga ei meeldi kaarti lugeda, aga Tauril jällegi meeldib kaarti lugeda ja talle vist väga ei meeldinud sõita, aga maanteesõit on lebo, aga linnas oli see vahepeal isegi minu jaoks too much. Autoga õnneks midagi ei juhtunud. Meil oligi selline goal ka, et meil ei ole autol ühtegi kriimu, me ei satu ühtegi avariisse ja me saime tehtud selle. Meil olid päevad ära jagatud nii, et on beach day, loodusday, rannapäev, looduspäev ja linnapäev. Rannapäevad. Päevad tiksusime kuskil rannast. Looduspäev oli meil tavaliselt kuskil metsas, mägedes. Kaks korda vist ronisime kuskile mäkke ka. Ja siis linnapäev oli siis, käisimegi vanalinnas, käisime vaatamisväärsus vaatamas. See on ikka veits rets, et igal pool on lihtsalt nii palju inimesi, kes on nii overexcited. Me seisame kõrvuti, me vaatame koos ühte sama kirikut. Mina olen nagu, päris cool. Ja siis minu kõrval, nii lahe. Me üritasime need linnapäevad alati teha ülikiiresti ja lihtsalt kiirelt turistipildid tehtud ja midagi. Ööbisime siis me autos, meil ei olnud telki ega midagi, me lihtsalt magasimegi autos sees. Telefonis on selline äpp nagu Park for Night, kuhu kõik samamoodi sellised autoga triplivad inimesed saavad siis lisada erinevaid parkingspotte. Et alati me ei ööbinud kuskil parklas, vaid see oli näiteks kuskil täiesti lambises kohas metsa sees nurk, kus said lihtsalt autoga seisma jääda ja siis magada. Kõige lahedamad sellised kohad olid siis näiteks Austrias, kus põhimõtteliselt oligi niimoodi, et sa nagu sõitsid mööda kurvilist teed üles mäkke ja seal olid sellised paari kohaga parklad, kus siis tavaliselt parkisid inimesed, kes hommikuti näiteks läksid matkama, aga siis kuna meie jõudsime suht hilja õhtul alati sinna, siis meie saime seal magada ja siis et pidid hommikul suht vara ära minema, sellepärast et kõik mingid matkajad olid eelisjärjekorras ja nemad pidid kindlasti sinna parkima saama. Mõned parklad olid ka nii mõnusad, et me ööbisime seal paar ööd. Näiteks läksimegi sealt parklast randa, tiksusime terve päeva rannas ja jäime ikkagi samaks ööks veel uuesti parklasse.
Selle Park4Nighti äpiga on see natuke keeruline, et sa kunagi ei tea, kas sa officially võid seal kohas parkida, kas sa võid seal magada. 1 ööks tundub, et võib nagu igal pool, aga lihtsam on alati otsida mingi selline väga kõrvaline koht kuskil metsas, kuskil mägedes, kuskil mingi järve ääres, kus ei ole mingit liiklust, sa ei häiri kedagi sellega, et sa magad seal autos. Need on alati kõige mõnusamad kohad minu arvates. Väga lahe äpp minu arust, et see on kindlasti suureks abis. Iga õhtu oli siis niimoodi, et kui me kuskile siis ööbimiskoha leidsime, tegime süüa. Meil oli kaasas Priimus oli see, ma arvan, jah. Siis sellega tegime süüa omale, me ostsime kaasa nuudlipakke, kokku oli 73 nuudlipakki ja kartulipudrusid vist ostsime ka, see oli kõige odavam ja kõige kiirem variant, kuidas süüa teha. Ja siis tavaliselt ostsime mingeid viinereid või kananagitsaid, mida oli ka siis hea lihtne teha, et sai kiiresti valmis ja samas, et oleks nagu maitsev ka, aga tervislikkusest ei saanud nagu väga midagi seal rääkida. Aga see oligi selline puhkusereis, puhkusel niikuinii keegi ei loe kaloreid, nii et selles mõttes oli nagu suht aeg. Kui me Airbnb's käisime, siis me tegime ka veits food prep'i, tegimegi mingi suure hunniku puloffi või risotot. Tavaliselt näiteks hommikusöögiks me tegime omletti ja siis selle omleti tegime ka nii suure portsu, et me saime selle kuna ajal kuskile randa kaasa võtta. Üldiselt sõimegi siis praemuna erinevaid võikusid tegime, mis oli nagu hea lihtne teha. Paar korda käisime ka lokaltoitu söömas. Näiteks Austrias mina sõin ikka snitslit. Itaalias käisime sõime pizzat. Mina olen kuulnud, kõik räägivad, et korra Itaalias sööd pizzat, siis sa ei taha enam mitte ühtegi teist pizzat, sellepärast et nagu Itaalia pizza peaks olema the best. See Itaalia pizza, need olid ikka väga mõttetud. Seal pole lihtsalt mitte midagi peal. Sa sööd lihtsalt mingid küpsetatud tainast, kus on mingi tomatipasta ja juust, mis seal peaks head olema. Vahel käisime ka Mäkis, tegelikult me käisime suht tihti Mäkis, peamiselt siis sellepärast, et telefone ja akupankasid me saime autos ka laadida, aga läpakat tahtsime siis laadida ja Mäkis oli wifi. Minul oli näiteks selline pakett telefonis, Euroopas on iga kuu 3 giga netti kasutada, tasuta. Ja ma üritasingi siis sinna piiridesse nagu jääda. Ma raiskasin selle juba 10 päevaga. Ja osades riikides see üldse ei kehtinudki, näiteks Monacos ja San Marinos. Ja siis Monacos oli näiteks niimoodi, et ma panin täiesti kogemata andmeside sisse ja kohe tuli see sõnum, et alustasid interneti kasutamist Monacos. Päevapilet maksid vist mingi 19 €. Ja sellest sa olid mingi 100 meganetti. Lahe. Kuidas me ennast pesime ja enda riideid pesime? Enda pesemisega on nii, et see oli väga minimaalne. Meil olid kaasas niisked lapid, iga päev üle keha ennast pesta ei saanud. Hambaid sai pesta, nägu puhastasime näopuhastusvahendiga. Me 4 korda olime ka Airbnb's. Me võtsimegi selle Airbnb selle järgi, et millal umbes akupangad kõik tühjaks saavad, millal läpakaku tühjaks saab, millal enda akud tühjaks saavad, millal tegelikult on vaja pesu pesta ja ennast pesta. Meil oli õnneks palju riideid kaasa võetud, et ei pidanud päris iga nädal pesu pesema. Muidu ei oleks väga probleemi olnud, aga kuna me käisime kogu aeg meres ujumas, juuksed olid hästi soolased, keha oli hästi soolane, juuksed eriti. Need olid nagu täiesti soolakõvad, siis mõtlesin, et okei, nüüd on aeg.
esimene video. Ma ei osanud veel seda kõike kompaktselt kokku panna. Ma loodan, et see video meeldis sulle ja sa tuled minu kanalile veel tagasi ka teisi videosid vaatama. Mis siin tavaliselt lõppu öeldakse? Et like, share, subscribe, comment, pane paar 10, pane mõni 7 ja järgmise korrani. See ya!